Eile oli pressile mõeldud selline avalik proov ja peale ülevaatust ajasime juttu ka asjaomaste isikutega. Kõigepealt jäi mikrofoni ette Endla teatri direktor Ain Roost. Endla teatrile tuleb ka ikka veel õnne soovida ooperi esietenduse puhul, see ju ikka natuke teie laps ka. Aitäh, ju ta siis on, jah. Eks me üle aasta koostööd Promfestiga teeme ja meie poolt on rohkem sellist tehnilist jõudu. Erki ja Mai Murdma ja see loominguline pool on ikka puhtalt Promfesti peal. Aga ju siis on asjal jumet, et Endla on Promfestile truuks jäänud? Me oleme truuks jäänud, meil ei ole mingit põhjust truudust murda, kui seda nüüd tulevikus meie majanduslik olukord ei sunni seda tegema, et täna küll on üpris keeruline leida sellisele kallile žanrile nagu ooperi tegemine väljaspool siis riigieelarvet raha. See on nüüd ainus kord ka, kus orkestriauk pruukimist leiab? Jah, eks orkestriauk selleks ole, et orkester seal sees mängiks, kuna juba 50. aastal lõpetas Endla siis küll teises majas operettide mängimise, et kuni aastani 1950 oli ju Endla tuntud operetiteater jutumärkides või ilma, eks seda vanemad mäletajad mäletavad, kui hea kvaliteediga tol ajal tehti, aga selles majas on siin praegult küll, jah, nüüd viimastel aastatel küll Pärnu linnaorkester seal orkestriaugus olnud ja just nende ooperitega seonduvalt. Et ma arvan, et Pärnu linnaorkestrile see ooperiauk ka täiesti sobib, sest me oleme nendega koostööd jätkamas ja see koostöö on siiamaani nagu olnud hästi tulemuslik. Millised on siis muljed Taisi etenduselt? Ma ei ole veel tervikut vaadanud, kuigi kontroll oli, ma olen pisteliselt vaadanud seda ja ma mõtlesin, et ma hoian oma emotsiooni niimoodi esietenduseks, ma vaatan, kuidas esietenduse publik on, aga nii palju, kui ma olen näinud, minul on muidugi karu kõrva peale astunud, et ega ma eriti ei saa vinjettidest ja nüanssidest rääkida, aga tervikuna muusika on ju super ja suurepärane. Ma imestan, et seda Eestimaal pole ennem keegi teinud. Eks need, nii nagu tegijad ja spetsialistid ütlevad ja meistrid, et väga rasked rollid on, väga rasked hääled on, partiid, mis on autori poolt kirjutatud, aga ilus muusika eelkõige ja mis meil sellises rämedas ajas muud kui ilusat muusikat. Selline oli Endla teatri direktori Ain Roosti arvamus. Juttu ajasin ka lavastuse kunstniku Madis Nurmsiga. Palju õnne siis teise ooperi puhul? Aitäh! Kumb oli siis raskem, Thais või Carmen? Ma arvan, et Thais oli raskem, sest Carmenit ma tegin niimoodi, et mul ei olnud tegelikult ju aimugi, mida see kunstniku tegelikult tähendab, et mida inimesed kõik ootavad kunstnikult. Ja seekord ma oskasin nagu ette juba pobistada rohkem ja seetõttu oli nagu rohkem muret kogu asjaga. Aga loodetavasti siis ka tulemus tuli parem või huvitavam. Kuidas sujus koostöö lavastajaga? Tavaliselt lavastajad kipuvad ju kõike ette ütlema nii kujunduse kui kõige muu osas, et kes juba tahab lavastada, see lavastab kõik asjad ära. No Maiga meil läks kohe algusest peale väga hästi koostöö käima tegelikult, et meil olid ideed üsna sarnased, et eks ikka on pingeid lavastusmeeskonnas ja mingeid asju, mis üks näeb ühtemoodi ja teine teistmoodi, aga ma arvan, et lõpptulemus tuli täitsa tore. See lahendus, see idee, see tuli sul suhteliselt kergelt või mõtlesid sa kaua oli erinevaid variante, et see, mis me nüüd laval näeme, see on selline väga pikkade vaevaliste otsingute vili või on see selline ühe esimese idee sähvatus? Ei, see kõik tuli väga mänguliselt ja kergelt. Ma ei tea, ma ennast väga ei piiranud ja ei hakanud nagu mõtlema mingites ajaloolistes kategooriates või mingit truudust taga ajama, et ma läksin nii, kuidas mõtted tulevad ja lasin ennast suhteliselt vabaks. Aga 2 jäi ilma 3. No, loodame, et pärast seda tuleb veel midagi.
veel suurem väljakutse, kui see Tais on. Oled sa saanud seda etendust niimoodi saali poolt vaadata ka mitte kunstnikuna, vaid inimesena, et kuidas sina kui potentsiaalne vaataja, kuidas sul see kõik istub? Väga raske on tegelikult ennast välja lülitada ja niimoodi vaadata kõrvalt, vaata vilguga seda asja, et pigem ma kuulan publiku reaktsioone, et istun saali ja kuulan, et mis kohtades hakatakse nagistama ja mis kohtades vastupidi kutsub nagu esile elava reaktsiooni lavakujundus kas või. Et see on nagu minu siuke lakmuspaber. Nii rääkis lavastuse kunstnik Madis Nurms. Lavastaja Mail Murdmaa on ooperit lavastanud üks kord varem ka, see oli Eino Tambergi Lend, seekord siis teine ooperilavastus ja teine lavastus üldse enda teatris. Kuidas välja kokku suurisime? No tegelikult võib ju esietenduse puhul juba õnne soovida, ma kuulsin, et läbimäng olevat läinud väga hästi ja need, kes seda vaatasid, olevat olnud väga vaimustuses. No tundus jah, et asjad nagu läksid kokku, eks see ongi niisugune periood, et eks nad sellel eel või publikuga peaproovil peavadki kokku minema, siis nagu kõik see, mis on, millega oled tööd teinud, nagu läheb tervikusse, nii et jah, läbimäng läks tõesti, isegi mõneti üllatavalt hästi, sest et aeg oli siiski väga vähe. See on teil esimene ooper lavastada? Ei, ma tegin Lennu kunagi Tambergi Lennu ja draamalavastusi ma olen teinud, aga niisugune tõeline klassikaline ooper esimene, jah. Ja ega see ei jää viimaseks? No seda on nüüd väga raske öelda, see oleneb ju ka pakkumistest. Tulev pakub mulle see meie helilööja Tulev pakub mulle ühte ooperit lavastada, aga see tuleb niisugune kammerooper ja ta tuleb muidugi täiesti kaasaegne, nii et aga see on veel tulevik. Kas tekkis sageli kiusatus ka kuidagi asja väga koreograafiliselt lahendada? Teate, ma niisuguste žanrite puhul lihtsalt hoidun sellest, sellepärast, et see on ikkagi ooper. Mul on siin, koorid on küll koreograafiliselt lahendatud ja siin on tantsija kas, aga neid stseene täna ei olnud. Aga žanr on žanr, ega ma ei saa just neid žanri piire muuta ja minu nagu mõte oli kõige olulisem, mida ma olen alati puudujääki tundnud ooperites, et ooperirežii ei vasta nagu muusikalisele dramaturgiale ja ma põhiliselt püüdsin siin siduda misanseene muusikalise dramaturgiaga, see oli nagu minu põhiülesanne. Omal ajal, kui te tegite endlas, see oli vist 88 Ulguva Möldri, siis ju kõik ütlesid ka, et ikkagi on tunda seda koreograafi kätt, et seal isegi draamalavastuses on selline oma rütmi, oma liikumine, seda meenutatakse siiamaani, ma mäletan. Ja ma arvan, et selles on ka, see paratamatult ta läheb üle, sellepärast, et me tunnetame võib-olla lavalist kompositsiooni paremini, selles mõttes, et me laseme mitte, et nad tantsivad, vaid nad liikuvad kompositsiooniliselt laval, nad mitte, kompositsioon lavaline, isegi duettides on olemas lavaline kompositsioon, nii et selles mõttes küll, jah. Ja koorid on muidugi piisavalt koreograafilised. No kogu seltskond on ju tegelikult väga kirju ja lausa rahvusvaheline, et on Pärnu orkester, solistid on Venemaalt, Eestist, keegi Prantsusmaalt ka. Kas see tuleb nagu asjale kasuks, et see on selline väga erinev seltskond või teeb see asja keerulisema? Ei, antud juhul ei teinud keerulisem, sest minu meelest Erki Pehk on väga täpselt osatäitjad leidnud, väga täpne tabamus, kõik on väga õige koha peal, nii et selles mõttes see valik oli väga täpne. Ja sellepärast, kõik räägivad ju vene keelt ja kes vaja siis eesti keelt ja inglise keelt ka, nii et see ei seganud, siis lihtsalt minu meelest koosseisu valik oli väga täpne. Muusika on tegelikult äärmiselt ilus. Ilus muusika on jah, väga ilus muusika. Ja. See on nagu eeldus, juba suur eeldus. Ja loomulikult. Mille kallal te kõige rohkem vaeva nägite või mis kõige rohkem muret tegi? Eks ikkagi muidugi solistide nii-öelda, et nad situatsioone emotsionaalselt õigesti tunnetasid, eriti peaosatäitja, meespeaosatäitja Ataneli kuju, et tähendab, et ta seda tunnetaks mitte ainult ei laulaks, vaid tunnetaks orgaaniliselt situatsiooni, kus ta viibib. Nii et see ei ole mitte otse mängimine, aga see on nagu just dramaturgia tunnetus, et iga episood oleks dramaturgiliselt õige.
Ja tagantjärgi teil on ikka hea meel, et te selle väljakutse vastu võtsite? No jah, seda küll. Oli küll, jah, on küll, jah. See oli meeldiv viibine, mulle Pärnu väga meeldib, nii et ma olin väga rahul, et väga toredad inimesed kõik ümbritsesid mind ja solistidega ma sain väga hea kontakti ja nendega suhtlemine oli väga meeldiv.